ma leidsin siit Lääne Prantsusmaalt eile ühe huvitava kämpa formaadi. No kämpa on iseenesest isegi nagu veits palju öelda, sest tegemist on põhimõtteliselt sellise mehitamata parklaga, mis on siis mõeldud kämperite jaoks. Ja põhimõtteliselt polegi muud, kui sõidad siia letti ja siis siin on selline masin. Vajutad siia masina peale, saad pileti, masin ütleb hello, on ju. Saad pileti ja siis kui pargid ära ja suvalisse kohta sinna kuhu tahad. Ja siis pärast on see, et siis pead oma pileti panema siia sisse, sellesse masinasse ja siis ütleb, palju sa selle ööbimisest võlgned ja teine tõkkepuu tuleb lahti ja saad ära sõita. Aga ega ma täpselt ei tea, palju see ööbimine siin maksab. Miks ma üldse siia sattusin oli see, et ma tegelikult plaanisin teha vahelduseks ühe päris kämpa öö ja käia Voola vee all pesemas. Kaua ma nende niiskete salpakatega ennast ikka õrun. Aga mingil arvusaamatul põhjusel pannakse kämpad kell 7 kinni. Lihtsalt uks on lukus, kogu lugu tule hommikul. Miks niimoodi pannakse kell 7 kämpa lukku on minu jaoks absoluutselt mõistetamatu. Pole õrna aimugi, miksugust asju tehakse. Ju siis, ma ei tea, just läheb liiga hästi. Ja see on seda sorti kämpa, et siin ei ole isegi WC-d mitte. Mitte midagi ei ole, saad lihtsalt auto ära panna ja ongi kõik. Aga ühesõnaga siin on mingisugune hinnakiri, mis on kõik absoluutselt sõna-sõnalt ainult prantsuskeelne, mitte üht, ainust ingliskeelset asja siin ei ole. Ja siin on 1 euro ja avec 10 euri maksi, 24 euros on ju. Nii et ma ei teagi, ma arvan, et umbes 10 euri on siis maksimum, aga eks see selgub siis, kui ma hakkan siit välja sõitma. No vot, sedamoodi. Nii et eile oli kusjuures üle 2 nädala esimest korda selline päev, kui ei sadanud vihma. Aga see läks öösel üle. Nii et midagi ei ole muutunud. Öösel sadas jälle ja tormas jälle jõmsat moodi. Aga eks ma hakkan nüüd tänase päeva lõunast hakkavan sõitma ka lõuna poole. Nii et tõenäoliselt läheb ilmik ükskord paremaks ka. Välja sõites selgus, et see ööbimine maksiski 10 euri. Ma küll ei tea täpselt, mille eest see 10 euri võeti, sest WC-d seal polnud ja pesta ammugi ei saanud. Või siis võib-olla mingite käbidega ennast seal metsa all nühkida, aga keegi polnud varem nühkinud, nii et ma ka igaks juhuks ei hakanud esimene olema. Ja oligi lihtsalt mingisugune selline põõsastega plats, kus olid siis hunnik kämpereid, veetsid oma öö seal ja kusjuures see kella 7-st kämpikute kinnipanemine on mingisugune läbiv trend, sest eile õhtul ma veel otsisin ka kämpinguid, hakkasin kuskil 19.30 otsima ja neid 4 tükki sõitsin läbi ja selgus, et kõik olid pandud ilusasti kella 7 lukku, nii et kui te Prantsusmaal sõidate, siis sellega peate igal juhul arvestama. Võib-olla on teistes riikides ka mõne koha peal kämpad kinni, aga mul sellega kogemusi pole. Aga nüüd olen vahepeal jõudnud Hispaaniasse ja see tähendab omakorda ka seda, et siin on selle reisi kõige soodsam kütus. 1.28 oli praegu. Eelmine kõige soodsam kütus oli Iirimaal, kus oli 1.36. Nii et lausa lust on sellise liitrihinnaga sõita peale neid mingisuguseid väga kalleid maid ja tegelikult siin, mis siin salata, siin Hispaanias on hingamine ka ikka absoluutselt teine kui seal Prantsusmaal, mida ma siis suuresti transiidiks kasutasin. Nõnna, hääd inimesed, ma olen nüüd jõudnud omadega järgmisse õhtusse ja vahelduseks olen nüüd Portugalis. Ja Portugal on tore koht. Poodi lähed siis
silmad lähevad kohe rõõmsaks pähe. Ja kõik ülejäänud tore. Proovisin täna sõita niimoodi, et tulen mööda seda rannikuäärset teed alla Lissabonini välja. Aga see põhimõtteliselt päädis sellega, et 1,5 tunniga sõitsin edasi 54 kilomeetrit ja siis ütlesin, et no vot nüüd aitab. Ja panin põhimõtteliselt sellega paralleelselt jooksva kiirteega ühe sutsaka. Aga vaatame üle, mis siis karul kõhus on ju. Et kui me siit tagant otsast nüüd peale hakkame, siis enne kui ma reisile läksin, siis ma mõtlesin pikalt, missuguse kööginurga ma endale teen. Joonistasin isegi erinevaid variante valmis ja et kuidagi peavad ju köögiasjad ilusasti paigas olema. Ja siis tuli välja, et seal Matkasuvila keskuses on täitsa selline tükk olemas, 74 € minu meelest maksis, selline kokku pandav ja selline kõva pealispind on ja siis on iseenesest tuulekaitse ka. Ja alguses mul oli mõte, et ma tõstan selle autost välja ja siis teen süüa, aga praeguseks on tootearenduse käigus lihtsalt enda asi nii palju edasi, et see on nüüd statsionaarselt siin autos. Teiselt poolt kasutades saan seda kasutada arvutilauana, kui ilmus kole on ja niipidi on ja näed, siin on siis kaks sükest head sahtlit, kus siis kõik mu toiduasjad on ja siin on siis riiul erinevate asjade jaoks, kuhu pliit käib ja kus on toidunõud, ja no vot, niisama lihtne lahendus oli, kui sellise hinnaga saab sellise töötav asja, siis tegelikult mis sa siin ikka ise ehitama suurt hakkad. No vot, ja näed, pliidi tööd teeb selline kämpinggaasi väike autopliit, mis on tegelikult automatkaks väga hea, eriti kui sa ei pea seda seljakotti endale toppima, siis neid gaasi on igalt poolt saada, see on hästi madal, stabiilne. Ja see teeb ta kasutamise hästi mõnusaks ja saab suure poti peale panna. Ta küll ei ole maailma kõige võimsam pliit, aga ütleme, kui on aega sussutada, siis on hästi. Ja neid gaasiballoone, mis siia sisse käivad, niisugused pikad purgid, neid saab igalt poolt. Ja igaks juhuks mul on siis kaasas ka veel, kui juhtun ööbima näiteks sellises kohas, kus on meeletu tuul, siis mul on kaasas Primuse Spider koos selle poti komplektiga ja see on nii kõva ja vinge vend, et see paneb igasuguse ilmaga toidu soojaks ja vee keema. No vot, ja siis lauasüsteemiga on näed lihtne. Siin on Kolemani selline minikämp nimeline laud, mille ma ostsin selle jaoks, et kuna mul on madal tool kaasas, siis kõrgel laua peal ei ole väga mõnus. Aga tuli välja, et tootearenduse käigus ma saan selle tegelikult statsionaarselt hoida sellisena, et ta on nii-öelda ühed jalad on all ja kui vaja on, siis libistan lihtsalt kööginurga alt välja ja panen otsapidi maha ja ongi mul mõnus laud olemas. Ja siis on mul üks kokkupandav laud, mida ma kasutan siis sellise õues olemise arvutilauana ja siis on loomulikult see tool. Näed, ja üks hästi oluline asi veel automatkal või mis iganes sõidukiga te matkale lähete. Asjad kipuvad ikka kolisema, ja ei ole tihedalt üksteise vastas ja kraabivad mingid seinad ära ja kraabivad üksteist ära ja ikka nii jama. Avastasin kõige soodsam variant selle jaoks on osta Jyskist neid mingi €2 vannitoa matte ja neid saab asjade vahele panna ja töötavad nagu mõte, nagu teleturg. Aga kui me nüüd tuppa läheme, siis toas on sellised lood. No vot, näed, selline näeb iseenesest toast välja. See kööginurk on mul seal kogu aeg olemas. See voodi, mis siia tehtud sai, oli ka tegelikult suur kadalipp. Et ühest küljest küll ma jälle mõtlesin, et kuidas ma selle lahendan. Ja siis sai ühel hetkel aeg otsa ja polnud ka aega lahendada. Ja leidsin järelturult ühe sellise nii-öelda tellitava pikkusega diivani, kuhu saab siis ennast sisse panna ja selle pluss on see, et kuni siiamaani on, näed, kus on käsi, kuni siiamaani on see siis selline panipaik, et sinna saab asjad ära panna ja see tagumine ots, kus ei ole panipaika, see on siis, sinna saab niisama asju ära panna, millele on hästi lihtne ligi pääseda. Mis muidugi oli probleem oli see, et kuna ta on ju tegelikult tehtud nii-öelda toa jaoks, siis ta oli maru kõrge ja pea oli laes ja siis reisikaaslase Tambetiga või tema õigemini lõikas selle 10 senti madalamaks ja nüüd ongi kõik olemas siin suurepärane auto, mul läks vahepeal vesi keema ja Tambet muide on selles mõttes Mihkel puutöö alal, et kui keegi on selline mees, kes tahab endale autosse näiteks mingit mööblit ehitada elamiseks või matkamiseks või asja, siis vaata Tambeti kontakti saad puutöö.ee ja Tambet teeb siis ka sulle kõik vajalikud asjad ära. No ja siis ega siin selles mõttes rohkem polegi, siin on, näed, kämpinggaasi jahutuskast sellepärast, et jahutuskast on mõnus asi. Kui sa ei taha hoida päevi lahti tehtud toiduaineid endal
külmkapis, siis saad tegelikult selle külmarist umbes 5–10 korda odavama jahutuskastiga ilusasti hakkama. See puhub asjadele õhku peale ja nii ongi mõnus ja hea olla. Külmar on muidugi parem, sest selles mõttes parem, et ta on rohkem külmem. Aga mina näiteks ei taha siin lahtiseid jogurteid või mingisugused lahtiseid juustupakke mitut päeva hoida, et siis tegelikult ei olegi rohkem vaja. Ja siis veel üks jube hea asi on, näed siin selline kotistik, mis on originaalis mõeldud selle jaoks, et panna autosse ära jalanõusid, 12 sahtlit. Pean tunnistama, minul ei ole seal ühtegi pakki või ühtegi komplekti jalanõusid, sellepärast, et sinna on hea panna ära kõik teised asjad. Ja seda saab ka sealt matkasuvilate keskusest Õismäelt. Ja kui ma tagasi lähen, siis ma ostan ühe sellise veel ja panen endal koju kappi seina peale, et saab jalanõud sealt alt kuhjast nii-öelda lahterdada ära. Selle hind oli minust vist mingisugune 34 € või 35 €. Mis tegelikult on väga hea ja automatka puhul ma antud juhul ikkagi tunnen, et see on täiesti asendamatult äge toode. Vot niimoodi, ja ega mul siin toas selles mõttes rohkem ei olegi, ma võtsin natuke kaasa veidi selliseid plastikust karbikesi, mille sisse siis panna asju ära, et nad siin autos ringi ei udja. Ja siis ma olen käinud nüüd kaubandusest ja otsinud neid selliseid õigeid kilesid, mida panna, või mitte kilesid, vaid seda sellist fooliumivärki, mida panna siis akna peale, et sealt valgus sisse ei paista ja soe sisse ei paista ja külm sisse ei paista ja kõik need asjad sisse ei paista. On olnud üks kadalip. Õnneks see on nii odav, et paari euriga ostad ja siis vaatad, et kui asja ikka ei saa, siis ostad järgmised, natukene suuremad. Aga see oli üks asi, millega oleks pidanud tegelikult varem tegelema. Et oleks pidanud need ka valmis vaatama, aga läks kuidagi rapsimiseks ja ei tulnud õigel ajal meelde, muidu sealt matkakeskusest või matkasuvila keskusest oleks tegelikult need ka saanud. Ja ühest asjast ma tunnen veel puudust, ka oleks natuke ette mõelnud, järgmine kord tean, oleks võinud siia sellise väikse katusealuse võtta, mis kuidagi bussi katuse küll kinnitab, oleks saanud vihmasema ilmaga siia bussi kõrval istuda. Vot seda moodi. Nii et selline mu hästi tagasihoidlik avatud planeeringuga ühetoaline korter on, WC-d ei ole, pole vaja ka, WC-d on õnneks igal pool olemas, kui see ei ole väga kõrgete nõudmistega. Nii et seda moodi ma siin vaikselt elan ja ega siin muud ei olegi. Homme sõidan edasi. Homme on siis see värk, et 200 kilomeetrit on sõita umbes Lissaboni ja Lissabonis on üks minu jaoks väga oluline koht. Aga sellest juba järgmine kord.